Vingumine on vaesuse keel. Veidi julm ütlemine, aga tõsi. Vingumine on justkui nähtamatu mürgikeel, mis söövitab inimese sisemist jõudu ja elujulgust. Kui kuulata tähelepanelikult, siis vingumise taga peitub alati üks ja seesama sõnum. Ma olen ohver. Keegi teine on süüdi. Minu olukord on lootusetu. See pole lihtsalt juhuslik harjumus või tuju, vaid sügavam sisemine hoiak, mille juured ulatuvad sageli hirmu, rahulolematuse ja eneseväärtuse puudumiseni. Vingumine on vaesuse keel, sest see kinnistab puudust. Mitte ainult rahalist puudust, vaid ka vaimset, emotsionaalset ja võimaluste vaesust. Iga kord, kui me vingume, olgu see ilm, töö, suhted, poliitika või majandusolukorra üle, me kinnistame endale ja maailmale, et meil pole piisavalt. Pole piisavalt ressursse, piisavalt oskusi, piisavalt kontrolli oma elu üle. Paradoksaalsel kombel ei too vingumine mitte kunagi lahendusi. See võib pakkuda hetkeks kergendust, justkui kraabiks sügelevat kohta, aga sügelus ei kao. Pigem muutub hullemaks. Mida rohkem me vingume, seda enam kinnitame endale, et oleme jõuetud ja ohvrid. Ja mida enam me usume, et oleme jõuetud, seda vaesemaks muutub meie sisemaailm ja lõpuks ka väline reaalsus. Edukad, inspireerivad ja sisemiselt rikkad inimesed ei vingu. Mitte sellepärast, et nende elu oleks täiuslik, vaid sellepärast, et nad on valinud teistsuguse keele, vastutuse keele. Selle asemel, et kulutada energiat vingumisele, küsivad nad, mida ma saan muuta, kuidas ma saan siit õppida, mis on minu järgmine samm. Selline sisekõne loob võimalusi, kasvatab enesekindlust ja avab ukse arengule. Kui sa tahad hakata kogema rohkem sisemist või välist küllust, tuleb kõigepealt muuta oma keelt. Vaesuse keel, vingumine, süüdistamine, halamine tuleb asendada teadlikkuse, vastutuse ja lahenduste keele vastu. See ei tähenda, et sa pead kõiki probleeme eirama või emotsioone alla suruma. Vastupidi, see tähendab, et sa julged ausalt näha olukorda, võtta sellest õppust ja otsida viise, kuidas edasi liikuda. Iga kord, kui tabad end vingumas, küsi endalt. Kas see toob mind lähemale sellele, mida ma tegelikult tahan? Või kinnistan ma praegu ainult puudust ja rahulolematust? Väikeste sammudega saad sa muuta oma sisemise dialoogi ning sellega koos hakkab tasapisi muutuma ka sinu maailm. Meie keel loob meie reaalsust. Kui sa valid vaesuse keele, jääb sinu elu kitsaks ja piiratuks. Kui sa valid teadlikkuse, tänulikkuse ja vastutuse keele, avanevad uksed sisemisele ja välisele küllusele. Valik on sinu. Aitäh ja peatse kuulmiseni!